tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Teeme täna video ilma teemata ja vaatame, mida tahavad kaardid rääkida meile. Te ei pea millegi peale keskenduma, lihtsalt vaatame, mida universum tahab meile edasi öelda, et meie peaksime seda teadma. Nii, mis see on, mida meie peame siin teadma, mida vaatajad peavad teadma. Nii. Kusjuures kohe suured arkaanid, kõik suured arkaanid. Siin võib olla tegemist täiesti uute võimsate tunnetega. Siin võib olla kaks inimest, kes on armunud, võivad olla hingesugulased, kaksikleegid, kuidas siin kellelegi nii-öelda, kuidas kellelegi sobib, on ju. Sest siin on mingi vana tsükkel on läbi saamas ja lõppemas kohe ja hakkab täiesti uus tsükkel. Ja see võib ollagi jah, kahe inimese vaheline suhe, mis on muutunud hoopis teistsuguseks. Nii, mida meile tahetakse edasi öelda? Võib-olla ka armastus kui selline on muutumas teistsuguseks, eks ole. Nii, no, müntide 4, müntide 9 ja mõõkade baas. Mis see meile ütleb, et keegi siin hoiab mingisugusest olukorrast kinni, kus tal on mugav, kus tal on rahaliselt mugav. Ei taha liigsed kopikad välja anda ja on väga hirmu selle pärast, et keegi võib tema, ütleme, ressursid nii-öelda pihta panna. Keegi on siin mures väga oma raha pärast. Keegi on mures oma pere pärast, oma sugulaste pärast. Et kõik tundub nii hirmus ja nii kole. Kuna energiad liiguvad nii kiiresti. Mis siin on, mis info siin tahab välja tulla? Esialgu tuleb nagu mingi üldine info. Nii, nüüd on karikate kuningas ja mõõkade kuninganna. Siin tuleb kellegi mehe ja naise vahel tuleb luua stabiilne suhe. Mis te tahate edasi siin öelda? Naine, no karikate kuninganna, siin ei saa ühesugused kaardid olla, sest kaardid on kõik erinevad. Et siin naiste rahvas jätab maha oma sellised karikad, mis teda enam ei teeni, mis tal ei ole enam vajalikud, mis tal on pigem koormaks tema teel. Sest palju raskusi on veel eluteel ületada ja liigseid karikaid ei ole mõtet kaasa tassida. Ta täiesti teadlikult loobub sellest, aga see talle teeb ka palju valu. Aga ta saab aru, et ilma valuta nagu läbi, ei saa minna niimoodi siit läbi, et valu ei tunne, et valu tunneb. See tuleb läbi elada ja siis oma eluga edasi minna. Keegi naine on siin väga tugevas transformatsioonis, lahti laskmises. Samas võib öelda ka, et jällegi naiste rahvas on ju müntide kuninganna, et siin on selline tema jaoks raske olukord. Võib-olla ta tunneb, et ta on väga palju enda kanda võtnud. Ta ei tea, kas ta jõuab lõpuni seda kõike, mis ta võtnud on kohustused, kas ta jõuab seda kanda. Siin võib öelda, et tuleb võib-olla tema sisemine trots üles, tema sisemine vihad, miks mina pean kõike kandma, miks kõik kohustused on minu elule võetud, minu õlule pandud, on ju. Siin tuleb siuke viha üles. Aga siin müntide kuningas ütleb, et aga sa võid ju osa koormast mulle anda, miks sa kannad ise neid? Et sina kui naine ei pea nii palju tööd tegema. Anna osa nagu koormaid, osa muresid, anna mulle. Las mina ma aitan sul ka neid lahendada. Vot siin ongi kahe inimese vahel, kelle vahel on armastus, sümpaatia. Nad on jäänud kuidagi mingisugusesse olukorda kinni, kus nad ei suuda võib-olla piisavalt võrdselt üksteisele anda ja võtta, et see oleks nagu stabiilne, et nii andmine kui võtmine oleks mõlemal nagu võrdne.
et see olukord on kuidagi neil jäänud sinna stoppama, aga tunded on mõlemal väga tugevad. Naine ootab uut võimalust oma elus, aga ta ei näe, et see tuleks. Mis võimalust sa ootad? Uut armastust, aga ta praegu ei näe üldse, et selline asi oleks üldse võimalik, et üldse keegi ta ellu tuleks, sest tema arvates on nii palju takistusi tema teel ja see teeb kõik talle väga-väga haiget. Ta ei näe praegu, et tuleks uus võimalus. Ta tahab väga seda, aga ta ei näe, et see võimalus tuleks, on ju. Aga mis on see armastus siis, mis sa räägid, et siin on mõlemal ju armastuse kaardid. Kas see ei tee sulle kuidagi head siis südamele, et siin on ju armastavad kaardid? See on varastatud armastus. See ei ole nagu päris õige, sest see on läbi torni. Ja me tahame saada õnnelikuks, aga see ei tule nagu läbi õige käitumise, see tuleb läbi vale. Et keegi siin saab nagu raudselt haiget, on ju. Aga meil on mõlema suhtes, meil on mõlemal üksteise suhtes väga tugev tõmme. Ja ma tahan, ja see mees liigub minu poole. Ma tahan ka liikuda, aga mul on kahtlused, mul on kõhklused. Ma ei tea, kas ma teen õige sammu. Kas mees, kes sinu poole liigub, mida sa ütled, kes sind armastab, kas tema tunneb, et sinu poole liikumine on õige? Nii, aga kas sina tunned, et selle mehe poole liikumine on sinule õige? Tegelikult mõlemad tunnevad, et on õige üksteisele vastu liikuda, et see suhe, mis tahab nagu tekkida, et see on tegelikult õige. Naine isegi kusjuures tunneb, et see on nagu kõrgemalt poolt toetatud. Et siin võib isegi tulla võib-olla päris abielu, on ju, laulatus või kuidas kellelegi sobib. Aga ja mõlemad tunnevad, et nad liiguvad õiges suunas. Siin hakkab juba mingi pilt välja kooruma. Võib-olla siis nende inimeste suhe lähebki ära muutusesse, võib-olla nende inimeste mõlema ellu. Nad tulidki üksteisele selle pärast, et küsimegi, et see mees ja naine, kes nüüd kokku said, kellest siin juttu oli, kas nüüd nende vahel toimub see õige side, see õige kooselu mehe ja naisega? Kas nemad on üksteisele nüüd need õiged paarilised? Näitabki, et see vana valu on maha jäetud, tuleb täiesti uus. Ta võib tunduda raske. Kas see mees ja naine on nüüd üksteisele need õiged või? Et ja siin tuleb, et siin ei saa minna suhtesse, kui ei ole täielikult see vana nagu see baas nagu ära lõhutud, on ju. Siin tuleb natuke üksteisega tööd teha. Aga on ka tugevad mõjutused. Mõjutused kelle poolt? Kõrgemate jõudude poolt. Vau. Ja mis suunas siis neid mõlemaid mõjutatakse, näidake palun. Nii. Et mõlemaid, kõrgemaid jõud natukene võtavad neil hoogu maha, sellepärast, et mees peab tegema otsuse ja see peab tulema nagu, ta teab, et see tulemine on õige, aga ta peab nagu ise tegema nagu selle valiku, ütleme niimoodi, on ju. Millegipärast, et nagu mees peab tegema selle otsuse. Aga miks nagu kas see ootus on pandud peale sellepärast, et mees peab midagi ära enda sees otsustama või? See mees peab tundma ära selle õige hetke liikumiseks, et tal peab olema see tahtmine tõesti tugev. Ja ta tahab minna, aga see tee ei tule lihtne. See tee tuleb nagu, et sa pead iseenda oma hirmudega kõigega silmitsi seisma, kui sa tahad muutusi selles suunas.
et sellele mehele ei tule see muutus kergelt. Ilmselt ta peab võtma vastu enda sees selle lõpliku otsuse, et ta tahab teie poole liikuda ja alles siis teid lastakse kokku. Kas see on nagu õige niimoodi? Voh, täpselt nii ongi. Et võetakse natuke aega maha just selle mehe pärast. Mitte teie pärast, aga mehe pärast, sest mehe sees peab kõik paika loksuma. Ja ta loksubki paika ja vot siis on tal nagu see õige aeg teie poole liikuda. Aga teie, mis samal ajal peate tegema siis seni, kuni te ootate nii-öelda teda, mida teie samal ajal, naine ma mõtlen, mida teie peate seni tegema? Mida teie peate seni tegema? Teie lihtsalt kaifige elu, tundke elust rõõmu ja olge valmis transformatsiooniks. Nii, mis see on siis, mis mees peab läbi tegema, seni kui naine ootab teda? Ja ongi, ikkagi siin on tohutu võitlus tal enda sees, ta peab laskma olukordi või inimesi või asju lahti, sest tal on päris palju asju, mis vajavad lahti laskmist, et ta saab üldse edasi minna, nagu ma ütlesin, et ta ei veaks mingit koormat enda järele rasket. Siin tuleb võitlemine, siin keegi kaotab, ütleme sümboolselt, on ju, aga ta saab lõpuks selle tugevuse, ta saab lõpuks selle jõu tagasi, mis ta nendesse olukordadesse, inimestesse ja kaotustesse nagu ära andnud. Ta saab selle jõu tagasi, sest ta laseb selle kõik lõpuks lahti. Et aga kas teie kui naine, teie saate kuidagi teda aidata selles transformatsioonis või? Ei saa, te saate ainult vaadata, kui valus tal on, kuidas ta selle transformatsiooni läbib. Teie aidata ei saa teda. Aga kas mees, kuidas mees seni käitub teiega, seni kuidas ta transformatsiooni läbib? Kuidas tema teiega käitub seni? Ikkagi saate nagu kokku te saate ikkagi aeg-ajalt. Nii ei ole, et üldse kokku ei saa. Lihtsalt seda lõplikku sidusust ei tule veel, ei anta enne. Aga ilmselt aeg-ajalt kokku saate, seda nagu on lubatud. Aga lihtsalt lõplikku nagu sellist lõplikku sidusust ei tule veel enne, kui mehel on see kõik vajalikud asjad nagu lahti lastud. Kuidas kõrgemad jõud näevad, kui see mees ja see naine hakkavad koos elama, kuidas kõrgemad jõud näevad seda suhet, kui nad hakkavad koos elama? Kuidas kõrgemad jõud näevad seda suhet? Vau! Et kõrgemad jõud jälgivad teid, sest teie olete kokku loodud ja nii saab olema ja nii on. Kuulge, kõrgemad jõud ikkagi on teid täiesti viivadki meelega kokku. Ja nad teavad, et te lõpuks jäätegi kokku ja nii peab olema, sest nii on õige, sest teid on kokku loodud. Vau! See on huvitav tänane sõnum, mis taheti edasi anda. Kas kõrgemad jõud tahavad ekstra veel midagi edasi anda kellelegi? No mees kiirustab kindlasti, sest ta tahab teie poole juba kiiremini liikuda ja ta teeb kõik võimalikud asjad, et see kõik oleks õige, et see oleks nagu käitumine oleks õige, kõik asjad oleks õiged, siin see õigluse kaart tuleb lõppu, on ju. Mida tahavad kõrgemad jõud veel edasi öelda? Et see paus, mis praegu justkui on, et see lõpeb ära, et ärge kartke, ärge muretsege, lihtsalt olge praegu selles oote selles režiimis, aga see ei jää nii. See lihtsalt praegu nii, see tundub justkui tõke, on ju, aga see ei jää niimoodi. Et see ei jää, aga praegu hetkel on lihtsalt see vajalik, aga see ei jää nii. Ja paki all on ülestõusmise kaart. Paki all on ülestõusmise kaart, et see suhe saab olema absoluutselt teistsugune ja kõrgemate jõudude poolt toetatud. Nii et tegelikult, kui te tundsite ennast siin ära ja oma, ütleme, partnerit, on ju, siis teadke, et tegelikult teil on määratud koos olla ja koos elada. Lihtsalt veel on vaja mingid asjad teil mõlemal elus ära lahendada, rohkem mehel kui naisel, on ju. Ja siis viiakse teid ilusti kokku ja lõplikult ilusti seotakse teid kokku, et te saaksite koos olla. Selline oli tänane ladumine. Ma tänan teid kõiki. Pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar,
kui soovite. Uued tulijad, vajutage tellinuppu, vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes tahab minuga eraseanssi Messengeris, siis kirjutage mulle aadressil piv.rutt@gmail.com. Seal lepime kokku kindla päeva ja kindla kellaaja, nii nagu teile sobib. Ma võtan vastu hommiku kella 10 õhtu kella 8. Selle vahe sees saate omale sobiva kellaaja valida. Ruumis peab olema üksi, seanss võib kesta umbes 45, võib-olla tund. Kõik oleneb inimesest, küsimuste arvust, on ju, kes küsib rohkem, kes vähem, on ju. Et see oleneb kõik sellest. Võite küsimused endale igaks juhuks paberile valmis kirjutada, sest uskuge mind, kui läheb seansiks, teil võivad mõned asjad lihtsalt meelest ära minna. Et teil on ju kodus aega, kui te tahate minuga seanssi teha, enne juba mõelge küsimused valmis, vaadake, kas neid saab piisavalt, on ju. No lihtsalt niisamad, on ju. Ja siis võite mulle kirjutada ja siis saame Messengeris kokku. Ja see on muidugi tasuline, et enne tuleb teil teha ära ülekanne ja siis me alles teeme selle videoseansi teiega ära. Ja ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.